Mähkmed Hagis esitlevad koostöös Perekool EE-ga. Ilmselt me oleme kõik kogenud, kui head on massaaž ja silitused pingete korral. Sama lõõgastavad ja mõnusad on need ka sünnitusel. Ja mis võiks olla veel toredam, kui neid teeb ja sünnitaja eest hoolt kannab just see, tema kõige kallim. Koos on ikka julgem ja parem. Ka sünnitusel on hea, kui keegi lähedane kaasas on, kes saab aidata ja toeks olla. Ämmaemand Meelike näitab koos Veronika ja Joeliga, kuidas saab tugisik sünnitusel naist aidata. Te olete praegu nii mõnusalt siin kahekesi koos ja hakkaks proovima, et kuidas on sünnitus tuhuaegne hingamine. Et tuhu ajal tuleb ju keha sisse selline pinge, surve, venitustunne ja sellega on ju mõttetu võidelda. Vaid tuleks sinna lihtsalt sellesse kohta hingata. Ja väga sageli on see alakõhus, seljas, jalgades. Et proovime, et kuidas on, kui te koos hingate, sest tugiisik saab vägagi kaasa aidata, et see hingamine õnnestuks. Hingamine on sünnitusel väga tähtis. Võiks panna silmad kinni, lõdvestada nägu, hingata nina kaudu sisse ning lasta pikalt pahina lõhk välja. Võiks proovida joriseda ka erinevaid täishäälikuid. Kui tuhu läheb üle, tuleb ennast lasta täiesti lõdvaks, nii et sa tunned, et kõik lihased on pehmed. Väga palju aitavad sealjuures ka mehe silitused ja kiitus. Väga paljud rasedad soovivad massaaži, et võib-olla me prooviksime nüüd edasi erinevaid massaaživõtteid. Et võib-olla sina võid ka sünnituse ajal vägagi soovida, et läbi puudutuste sa saad lisaks hingamisele veel võimsamalt iseennast lõdvestada. Kõigepealt võiks proovida käpuli asendit, kus naine on näoga mehe suunas. Selles asendis on silmside väga hea ja mees saab naisele sisendada, et sa oled nii tubli ja sa saad hakkama. Väga hea ja lohutav on kontaktis olla. Kas sa tunned, et see selja peale see selline silitus on hea praegu? Hetkel küll. Või siis lihtsalt niisugune pai mõnus, et mis nagu rahustab. Muudab sind mõnusaks, paned silmad kinni, naudid seda kohe. Et sa oled ära teeninud selle puhkuse, sa oled tuhu ajal hästi hinganud ja sa saad lihtsalt lõdvaks ennast lasta, vabaks lasta. Ja nüüd me võiksime proovima hakata nüüd neid massaaživõtteid. Et hea, kui sa tuleksid siia taha poole, sest kõige rohkem kiirgab valu ja surve tunne naisele selga. Et kui sa nüüd jääd mõnusalt siia käpuli või toetusse, siis kui su mees hakkab sõrmedega suruma nendele valuvaigistavatele punktidele. Osadele naistele väga meeldib, kui pingepunktidele surutakse või tehakse seal ringe. Võib proovida ka rusikaringe või rusikatega suruda. Või hoopis ka 2 kätt kokku suruda ja käelabaringe teha või välja hingamise ajal suuremaid ringe mööda kehareisi ja tuharaid ikka suunaga allapoole teha. Lisaks võib proovida välja hingamise ajal 2 käega mõnusa survega alaseljale vajutada. See võtab seljast väsimust ja pinget ära, lõdvestab alaselga ja teeb vaagnesse ruumi juurde. Nüüd sa võid panna käed 2 lehte laiali ja välja hingates, teeme seda koos. Venitada seda selga 2 lehte laiali, nii et tekib niisugune mõnus venitustunne. Proovi, kuidas selline asi sobib sinu naisele. Proovi paar korda veel. Et nüüd meil on abiks siin tugiraam. Selle peal on lihtsalt mõnus toetada. Et natuke puusi hööritada, tunnetada, kuidas vaagen on vaba, liikuv, et lihtsalt mõnus on olla, puhata ja olla ja kui peaks nüüd tuhu peale tulema, siis on ka selles asendis lihtne hingama hakata. Et vahel naised ei taha massaaži, vaid tahavad lihtsalt sellist lähedust, silitusi, hellitusi, kaisutusi, ehk lonks vett.
et võib kohe võtta sellise sporditilaga pudeli kaasa, kust on hästi mõnus naist joota. Ka tugiraamil saab mees naist aidata. Selja taga seistes võiks samuti üritada naise selga lõdvestada, paitada ja silitada pikkade paitustega selga ja puusi. Võib käsikõrnalt võdistada silituste ajal. Samamoodi laiendada seda tuharate ja reite peale. Reisi võib isegi rullida, sest vahel kiirgab lisaks seljale valuga jalgadesse. Kõige rohkem pinget kuhjub enamasti just alaselga. Tuhude vahel tuleks jälle ennast hästi vabaks lasta ja lõdvestuda. Vahel on nii, et sünnitus ikka hirmsasti väsitab ja selline tunne, et püstistes asendites lihtsalt ei jaksa enam olla. Siis on väga hea koht sünnitusvoodile, tulla lihtsalt külili, lamada, puhata, lasta ennast täitsa lõdvaks ja võib-olla näeb isegi mõne unenäo. Tugiisik saab mõnusalt silitada, rahustada, hellitada ja võib-olla ka päris kiita, et mehed, öelge julgesti oma naistele, kui tubli sa oled, kui ilusti sa ära hingasid. Seda tuhu enam tagasi ei tule, selle tuhu võrra on lapse sünd jälle lähemal, see töö on tehtud. Siin on nüüd väga hea põlvitusse võtta, et sa võtad põlvitusse, me tõstame selle seljatoe ülesse ja vaatame, kuidas sulle see võiks meeldida. Ja tule siia kohe põlvitusse, kõrgesse põlvitusse püsti ja toeta siia peale, sest mõni naine tahab, et keha oleks hästi kõrgel. Ja põlved kindlasti vaagna laiuselt laiali ja nüüd saad sina täpselt samu asju teha, silitada selga, lohutada, lõdvestada. Sina saad siit puusi hööritada, puhata. Tita teekond toimub ülevalt alla. Naine hingab ka ülevalt alla ja kätega võib samale liikumisele kaasa aidata. Need toetavad sama teekonda. Kui kõrges põlvituses olemine ära väsitab, võib proovida olla ka veidi madalamal hernekoti peal. Siin saab jällegi samamoodi selga silitada ja masseerida ja naist rahustada. Tugiisiku abi praktilistes tundides me õpimegi seda, neid väga lihtsaid võtteid, mida naine kõige enam sünnitusel vajab. Ja tugiisikud saavad nendest julgust juurde, kuidas masseerida oma naist, silitada, et need on nii lihtsad võtted, aga vahel on vaja neid harjutada. Vahel on vaja koos tunnetada, et see koos toimimine ja et naine julgeks mehe käest küsida just neid asju, mis kõige rohkem talle sel hetkel sobivad. Ikka selleks, et ta saaks paremini hingata ja lõdvestada. Sünnituseks on võimalik valmistuda ja vajalik valmistuda ja tulge tehke seda perekooli abiga. Tugiisik ei pea sünnitusel üldse midagi keerulist tegema. Kõige tähtsam on lihtsalt olemas olla ja sünnitajat pisiasjadega aidata. Ei midagi keerulisemat. Kõik suured asjad saavad alguse väikestest. Esimene puudutus, esimene naeratus, esimene kohtumine. Läheb aega, enne kui te päriselt tuttavaks saate. Kel vajab ta kõige enam just sind. Armastav ja hell, kindel ja soe. Esimesed 100 päeva selles maailmas hagis newborni abiga. Et tal ja sul algas kõik armastusest.